nee, cover you. Lõhume ära koolisüsteemi. Me ei vali tagumisi pinke. Sõbrad, igaüks võtta oma tool ja pane see täiesti suvaliselt nõndaviisi, et meil tühje ridu ees ei ole. Julgus peab sinu sees elama. Kaugelt sa julgust ei saa. Ma võin ju kaugelt asju näidata, aga sa pead olema see, kes kuuleb, näeb, kes proovib ja tahab olla kohe ees. Saage tuttavaks, see kena tütarlaps siin on Eliise. Mina tulen teie juurde täna hoopistükkis Tallinna piiri pealt laagrist. Siis kuidas tundub, kui me võtaks sellele tänasele päevale siin ka mingi eesmärgi? Romet rääkis, mis saama hakkab, aga ma tahaks väga teada, et mis mõtetega teie olete siia tulnud. Te ei ole ka enam selles kohas, kus te peate midagi tegema, vaid te olete selles kohas, kus te tahate midagi teha. Vaadake siit 2 sellist enda jaoks kõige mõnusamat küsimust, mis teile tunduvad, et millele vastus tuleb võib-olla kohe, et pärast nendele keerulisematele saate hiljem vastata. Ma ei korja ära neid pabereid, need jäävad teile, need on teie omad. Ja teiseks, siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid, see ei ole kool. See on teie enda jaoks, teie võimalus saada enda kohta midagi targemaks, õppida midagi selle kohta, et mis võiks olla minu visioon, missioon, võib-olla amet. Need paberid jäävad teile, ei ole õigeid ja valesid vastuseid. Külalisesineja Oliver Hollak. Kuulete sellest väga huvitatud? Väga huvitatud. Ja näed. Ugo tuli keskkooli pingist. Ainuke nagu see oluline samm, mis tehti, oli see, et küsiti, kas saab. Me oleme siin, me oleme täna siin. Minul on 15 aastat otseülekannete kogemust, Hugol on vahetult see kogemus, mis teid lähematel aastatel ees ootab. Ja kõige lollim küsimus, mis te meile esitada saate täna, on see, mida te ei küsi. Et kui te lähete koju, et pagan oleks võinud küsida. Et tulge juurde, me pärast teeme natukene workshopis, mängime valgustega ja anname nõu, aga küsige kõiki asju. Tere! Siin on noor härra Andres. Tere! Kuidas teil tänane päev edenes? Minu päev on väga hästi edenenud. Kas te õppisite ka midagi? Ma õppisin, mis vahet on elu kutsel ja siis nagu lahku kirjutatult nagu elu kutsel. Nii, enne ma olen telekas, see teile. Teema, kuidas teha lühifilmi. Gümnaasium versus kutsekool. Gümnaasium versus kutsekool, lühifilm. Ja nüüd 2 teemat on jäänud, millest teie peate. Need ei ole kivisse raiutud. Kui sa tahad, sa võid leida endale mõne meelepärasema, on ju? See on hästi. Lähme. Esimeseks meil on Kalev. Lõpetame jälitamine. Siis on meil Martin, kes on kaameraäbelik. Nüüd selleks, et see saade kokku saada, on teil vaja tegevusi planeerida. Ja tegevuste planeerimine algab sellest, et sa kirjutad endale stsenaariumi. Et kirjutate, 2 minutit ei ole väga pikk aeg muide. Panete paberile, Instagrami, notesidesse, kuhu te tahate kirja panna. Panete kirja selle flow, kuidas teil see lugu jutustama hakkab. Ja hakkab see sisu niikuinii tegemise käigus natukene ka muutub. Olge seal lihtsalt valmis. Ja sellel hetkel, kui see muutuma hakkab, tõmmake stsenaariumisse üks rida maha, kirjutage see uus parem mõtte asemel. Aga reaalselt videos on 2 asja tähtsad. Esiteks mõte või stsenaarium. Ja teine asi videopildis, mis on absoluutselt kõige tähtsam alati, on, mis te arvate, mis? Heli, õige. Mis kell meil eeter oli? 15.30. Mis siis olema peab? Monteeritud saade, kui pikk? 2 minutit. Maksimaalselt 2 minutit. Eks? Rohkem eetri aega ei ole. Nii, siis nüüd siin meil on valgustid, on ju? See on nagu see stuudio, on ju? Nii, siin on see sädekleeps ka, on ju? Sa tead täpselt, kus olla. Ja kui sa siin oled, sa nagu vaatad sinna. Ja siis sa nagu täpselt õieti kaameras, on ju?
ja sealt sa näed isegi iseennast, on ju, seal on väike telek, no mitte telekas, aga monitor pandud ja siis sa näed, kuidas sa oled. Nii, siin on kaamera, sellega filmitakse, on ju. No loeme selle hüpoteesi ette, on ju, siis teeme katse, näitame, ma ei tea, Katset tehti 100 korda. Siis teeme järelduse. Siis teeme oma järelduse. Noh, näitab maad, see on ilus ka. Arvutis oleks tegelikult skripti parem kirjutada. Aeg on läbi, jah. Tegelikult me pidimegi nagu telefoni kirjutama selle. Suva, ma saan kähku telefoni lükata selle. Aga telefonist ei ole viisaks lugeda, pigem paberiga. Paberilt on professionaalsem. Tee oma käekirjaga, siis sa saad aru, vaata. Kirjuta teisele poole, siis on pärast kaamerast näha su teksti, vaata, kui sa paber üles tõstad. Kuule, sa tunnis keegi ei ole? Ei. Laul on liiga palju näha. Tung Sahur. Brain Rot Aura. Räägi kõvemini, selge häälega, nii nagu sa rebaste ristimisel seal olid. Tere tulemast, kallid saalisse liikmed. Valjemalt. Kas me lähme vaatame rõdule ka? Ja me vaatame rõdule ka. Nii, näe, siin saab rõdule. Siin on mingi rahvas ka. Siin on ka helisüsteemid, valgustid, igasugused asjad, on ju. Okei. Keegi kukutas midagi. Vot, mina ei tea, mis see sotsiaalmeedia... Mis see sellel silmas TikToki? Kuhu te jooksete? Kaamera raske. Siin toimub küsitlemine, ma ei tohiks neid väga segada. Aga lähme vaatame, mis meil toimub all saalis. Käbi kutsub kuuske. Kui me hakkame sponsoritest rääkima. Ja siis ärge kohe tulge teie. Tulge mõni natukene aega hiljem mõju, sa pead ootama, et ta kinni võtta. Enne! Nagu te näete, siin on see fuee, on ju. Seal on garderob. Saad riideid ei valvata. Kui midagi kadunud on, see on sinu enda süü, on ju. Seal on jalutussaal ja näitused toimuvad seal. See on, kes see on, seal on Karl ja see. Amandus. Nii, siin me panime ennast hommikul kirja. Lähme edasi, lähme vaatame, mis all saalis. Nii, siin meil toimus enne loeng. Me saime manši ka. 15.30 tuleb on nagu aeg läbi, jah? Ja, aga kaua see saade nagu kestab? 2 minutit. Okei. See pole kuidas. Sõidas väga. Ma arvan, et me võiks hakata lõpetada seda juttu, jah. Seda kiplased, siis ma mõtlesin, et kuidas see pole, kuidas see kiplased on tähtsad. Võiks olla mingi awkward paus seal vahel, kus nad valivad üksteisele otsa. Kaameramehel on kõht tühi. Ta sõi piruka ära. Nii, teeme nüüd food review'd. See on kapsarull koos chili. Vist on kapsarull. Või kevadrull. Ja me proovime seda chilise kastmega. Ta on päris hea. Päris sitke. Aga ta on muidu üsna hea. See on kirstomat. Kui värskendav. Ärge kuulake seda. Ma panin talle piruka suhu. Nii. No siuke 7,5. Kodus tehtud on parem, tal oleks vaja rohkem küüslauku. Aga muidu on üsna hea. Naljakas oli. Nii, võtame teise klippi. See oli väga hästi, tubli. Ja klipid ette jätame paar sekundit. Ja, vaikus enne ja vaikus pärast. Et saaks lõigata. Laine jättis meelde. Ma arvan, et me teeme siis koha peal, kui sa oled sama kõrge. Sten, miks oled just sina maailma parim mindiviskaja? Aga tegelikult mul ei ole seal vastust. Oota, paus, oota. Mõtle. Tegelikult mul ei olegi sellele vastust. Saatevigad. Blooperid lõpus on 2 minutit täis. Oota, tegelikult. Pakkuge midagi. Mõelge mingi suvakas asi välja. Või küsi ChatGPT käest, miks sa oled just mingi, ütle, et anna mingi suvaline vastus, miks mina olen kõige parim mindiviskaja. Ma võtan uue Aura V.
ja nüüd ma proovin seda. Ma proovin esimest korda seda vett. Väga värskendav. Teksti pole nii palju vaja äkki. Inimesed oskavad kuulda ka. Selles mõttes ma mõtlen, et meil on aega, et tegelikult see oleks nagu teeks professionaalsemaks. Me võime seda professionaalsemaks. Professionaalse, siis teeme introd, asjad veel võiks... Oota, mis teie siin nurgal? Kokkuvõttes me teeme veel introd ja outrod ja... Aga äkki siis ma ei pane seda teksti? Alguses tiiks subtiitrid panna, et tutvustab. Ei, me teeme nüüd hääletamise, kas tulevad need alla või ei tule. Kas keegi on hea äge IT-mees, kes tunneb kõike? Ma võin ka tulla. Minge kõik targutama sinna. Nüüd lähme peseme käsi. Tulge kaasa, ma näitan, kus käsi pealt võtta. Siin trepist alla, näitab tualetid. Trepist alla. Naiste tualet, sinna me ei lähe, muidu me saame lõuga. Kõigepealt me võtame seepi. On ju, see on seep. Võrume käsi. Me kuivatame käed ära. Kuulge, ma ei tea, nagu päris intukad noored on siin ja teevad siin mingit videovärki, mida on ka siin kaadrisse püütud, siis me ei saa siin isegi rahus enam käsi tõsta. Nii, nüüd me lähme treppidest uuesti üles. Hakkasimegi panema skripti siis kokku, et mida me teeme ja kuidas teha ja... Miks teha ja? Aga meil oli niimoodi, et alguses lihtsalt oli vähem emotsiooni, vähem nagu tundeid seal videos. Ja siis me mõtlesime, et me peame rohkem tundeid suruma, rohkem niukest... Jah. Oligi, et me muutsime, mis oli valesti, muutsime paremaks. Kogu aeg olime töös, teadsime, mis me teeme järgmisena. Ma olin niisama valgustus ja ma panin tagakirja. Kiitus teile ja ma tuletaks meelde, et see, mida te just praegu nägite, on tõenäoliselt teie kõige kehvem video, mida te tegema hakkate. No nii, oi. No, tere! Tervist ka minu poolt. Esiteks rõõm on näha, et siuke üritus üldse toimub meediast üleüldiselt. Ma sain aru, nagu Romet rääkis, sest enne tegite siin rohkem reportaaže, televisiooni, mul õigus. Jah, et mina puudutan täna tegelikult sisuloomet. Lisaks sellele ma teen ka filme ja olen ka ajakirjanduse tudeng. Nii et ma arvan, et see on väga õige koht, kus ma olen täna sattunud. Lõppude lõpuks ühel päeval mu pere ütles midagi uut. Et kuule Oliver, tee eesti keeles. Ja kus juures seal hakkasid asjad muutuma. Õnn või oskus oli siis selle taga. Tegelikult ütleme, et oli ka õnn. Ja ma rääkisin kõrbest, on ju, et Eesti YouTube oli nagu kõrb. See tegelikult nii oli. Mitte keegi ei teinud mitte midagi. Ja siis ma ei teadnud seda kus juures, sest ma ise ei vaadanud YouTube'i veel, Eesti YouTube'i. Siis ma hakkasin lihtsalt tegema eesti keeles. See oli täielik õnn, et ma hakkasin õigel ajal tegema. Ma arvan, ma olin õigel ajal õiges kohas. Teamcraft oli see mänguväli. On kellelegi tuttav nimed? On, jah? Keda teie vaatasite? Mänguvälja. Mänguvälja. Mänguvälja, jah? Jah. Aga keda te veel vaatasite peale nende Eestis? Aitäh. Ma ei võtnud mingid erakursuseid, ma küsinud kelleltki abi. Kui siis ainult oma papsid, sest mu paps oli IT-mees ja tema andis mulle arvutit ehitada. Ja mina siis hakkasin ise õppima YouTube'is, vaatasin õpetusvideoid, kuidas monteerimine käib. No kuulge, aitab küll tänaseks, et kaameramehe käsi väsib ära. Olgu. Näeme järgmisel nädalal. On läbi ju? Head aega ka ikka. Head aega. Ma ütlesin, et näeme järgmisel nädalal. Hei, Säde TV spinnab meediapäeval Viljandis 23. oktoobril. Saad õppida, kuidas filmida, esineda ja monteerida just nagu päris telekanalis. Osalemine on tasuta ja registreeruda saab kuni ürituse päevani. Säde TV, mina näitan teed.